erasessioonidel tuleb tihti välja samasugust dünaamikat. Emad, olles oma meeste peale pahased ja pettunud, et ma ei tea, kas ta läks jooma või ta läks teistesse naistesse või ta ei valinud mind, keelavad ka oma tütardel armastamast oma isa ja keelavad siis näiteks eriti tütardel kontakti loomast oma isaga alateadlikul tasandil. Ehk siis nad on nii suures pettumuses olnud, et nad keelavad ka tütardel armastada oma isa. Kui mina ei saanud seda armastust temalt, siis ma keelan ka oma tütrel armastamast teda. Ja see dünaamika on väga-väga levinud, mida tehti ja mida tehakse tänapäeval ka veel väga paljust, kus üks vanem ema räägib oma laste kuuldes väga negatiivsel toonil oma laste isast. Ja see tütar alateadlikul tasandil hakkab samamoodi oma isa vihkama, kuigi tegelikult ta tahaks armastada. Ja see on tegelikult üks suur hingekuritegu. Kui sa räägid oma lapse kuuldes ja valad välja oma frustratsiooni ja lausa vihkamise oma kaaslase vastu, oma tütre isa vastu, oma laste isa vastu või siis on ta juba eks. Mis temaga juhtub, kui tal puudub kontakt oma isaga? Esiteks see lõikab automaatselt ära ka naisenergia temal iseendaga. Ja alateadlikul tasandil igasugune suhestumine meestega ei ole puhas, vaid seal on kõrval vihkamise aspekt ja mitte nende kaaslaste osas, vaid alateadlikul tasandil oma isa vastu, mida ema tekitas oma frustratsiooniga, pannes peale ka mulle selle vihkamise alatooni. Kui tütrel puudub kontakt oma isaga, siis pool tema südamest on lukus, pool teda on hävinenud. Selleks, et olla täisväärtuslik, terviklik, hingetasandil ja nii-öelda funktsioneeriv kodanik, on vaja, et see tervikpilt oleks koos. See armastuse ring oleks koos, sest kui seal on auk, on seal auk ja see hakkab peegelduma ka füüsilises reaalsuses. Isegi kui isa oli mõttetu joodik või ükskõik mis moel teda tehti maha, siis mida laps soovib? Teda ei huvita see tegelikult hingetasandil, mida tema vanem korda saatis. Teda huvitab ainult see, et on alles hingeühendus, armastuse ring ja see peab voolama. Ja vanemana sa ei tohi mitte kunagi maha teha teist vanemat, sest et sina pettusid temas. See on hingekuritegu. Ja sa ei maksa sellega kätte oma kaaslasele, kahjustad sellega oma enese last ja sa hoopis kahjustad teda, mitte ei tee tagasi. Sellist asja nagu tagasi tegemine ei ole üldse olemaski. Ehk siis kui sa oled seda kunagi teinud või sa seda teed, siis see on üks räigemaid hingekuritegusid. Ja vanal ajal tehti seda väga palju. Ja nüüd need pooliku südamega katkised hinged on teraapiaruumis järjekorras, sest nad tunnevad, et midagi on puudu, midagi on katki, midagi on mäda.